Hei, armas rahvas, veel kord meesenergia sõnumitega seoses tulen eetrisse. Ja nimelt pärast eilset postitust, kui ma veel kord vaatasin salvestust üle, siis ma avastasin, et see karikate 6, kus vanem mees, lilled käes, vaatab selle noorema, selle tüdruku suunas. Ja teisest kaardipakist välja tulnud, vaadake, naisenergia, tal on lilled, lillesülem on käte vahel. Need lilled jõudsid kohale ja need lilled on seotud ja see kahetsuse ja kurbuse tunne on seotud isa energiaga. Et mõnes mõttes nagu isa energia, isegi kui ta ei ole olnud elus kogu aeg kohal ja armastav ja hoolitsev, et ta on kogu aeg pilku peal hoidnud tegelikult selle lapse käekäigul. Ja sellega seoses mulle tundub, et kui siin on nagu mingi tervendamise vajadus veel või kui sinul lapsena on varasemast lapsepõlvest veel lahendamata mõni teema oma isaga seoses, et siis kogu selle nädala meesenergia sõnumite lugemine on tegelikult selle isa energiaga seotud. Ja sellest sünnib ka kaugsjanss, mis on toetuseks, tervenduseks, tasakaalustuseks, kui selle kerkinud teema sõnumite juures on veel midagi, mida oleks tarvis veel kord vaadata, üle vaadata, kuulata. Sest mulle tundub, et see isa kahetsus ja isa kurbus ja isa soov nagu andeks paluda või väljendada seda kahetsust selle möödalastud võimaluse pärast, et midagi on ta jätnud tegemata, mida ta oleks tahtnud teha, oleks pidanud tegema ja nii edasi. Et see on selle ülehomse kaugsjansi teema laupäeva õhtu 25. 26 juuli pühapäev hommikupoolik ka veel, et saab seda energiaseanssi vastu võtta, et see teema saaks sellise ilusa, väärika lõpu. Ja siit tegelikult ka sõnum isadele, kes kuulavad, vaatavad, et see sõnum on kohale jõudnud, võib-olla rahustuseks ka või kinnituseks, et laps on seda sõnumit kuulda võtnud ja kuulnud. Et edastatu on kohale jõudnud. Vaatame, kas vaatame, mida ütleb laps isale. Sauade 2 ja on oodanud seda isa kohalolekut ja et teatud ootustega on see seotud, eks ole, et kuidas isa oma rolli peaks täitma ja mida ta peaks tegema. Ja tihtilugu on need ootused sellised, mida isa pole ehk saanud mingil põhjusel täita. Vaatame, mis isa sellele vastab. Pikisilmi on teda oodatud. Müntide 6, andmise, saamise tasakaal ja see ongi see tunne, et tasakaal vajab paika nikerdamist, see kurbuse
kurbuse ja leinatunne siin, kahetsus ongi seotud sellega, et isa mingil põhjusel pole saanud vastata nendele ootustele, aga ta tahaks võib-olla võimalust, et selgitada seda, miks see nii on olnud. Nii et vaatame, mis see lõpptulemus võiks olla, kui me seda isa energiat kuulda võtame. Puhta lehena, ilma ootusteta, ilma midagi tahtmata, ilma teda mingisse rolli surumata. Lihtsalt hingelt hingele ja südamest ja hingest. Päike on see 19 kaart, päike. Nii et kui sa avad oma südame ja teed meele puhtaks nendest ootustest ja kohtumõistmistest ja mis iganes sellega seotud veel on, et siis see üksteise mõistmine ja tasakaal saab taastatud. Nii et kutsun sind seansile, lisa leiad sellelt lingilt, mille ma lisan selle video kirjeldusse, et oled südamest teretulnud ja oodatud ühinema. Tulemus on kõigi hüvanguks, kõigi õnne ja rahulolu teeniv. Aitäh sulle!